Tere! Aga mis siis, kui ma ütleksin teile, et need vaiksed rohelised olendid meie ümber on tegelikult võimsad tehased, mis ehitavad elu sõna otseses mõttes õust. Täna teemegi selle rohelise maailma salajase elu natuke selgemaks. Okei, sukeldume kohe sisse. Me näeme taimi ju iga päev, aga olete te kunagi peatunud ja mõelnud, kuidas nad tegelikult ellu jäävad ja kasvavad? Kust nad kogu selle materjali võtavad, et sirguda näiteks suureks puuks? Vastus on, see on üllatavam, kui te arvata oskate. See kõlab peaaegu nagu mustkunst, eks? Aga see on puhas teadus. Ja see on protsess, mis toidab peaaegu kogu elu siin planeedil. Ja ka meid endi. Lähme nüüd ja vaatame, kuidas see kõik kokku käib. Me zoomime otse lehe sisse, et teada saada, kuidas see uskumatu trikk tegelikult teoks saab. Taimed järgivad üllatavat lihtsat retsepti, kombineerides 3 peamist koostisosa, mis on kõikjal nende ümber olemas. Ja see pilt illustreeribki seda protsessi suurepäraselt. Teadlased kutsuvad seda fotosünteesiks. Suliselt ongi tegemist päikeseenergial töötava suhkuvabrikuga. See loob taime kasvuks vajaliku põhise ehituskivi ja vabastab ühe väga olulise kõrvalsaaduse. Ja et mõista, kui oluline see kõrvalsaadus tegelikult on, vaatame ühte kuulsat katset teaduse ajaloost. Hiir, kellel oli kaaslaseks taim, elas palju kauem. Ja see viis ühe üliolulise avastuseni. Niisiis, asja tuum on see, taimed muutsid õhku. Nad tootsid just seda hapnikku, mida hiir hingamiseks vajas. Aga kuidas taimed seda päikesevalgust üldse kinni püüavad? Selleks, et teada saada, peame minema päris lähedale. Mikroskoopilisel tasandil leiamegi vastuse. Need väikesed rohelised täpid ongi need, kus kogu maagia toimub. Need on täis ainet nimega klorofüll, mis toimib nagu pisike päikesepaneel, püüdes kinni päikeseenergiat. Okei, ellujäämine on tagatud. Zoomime nüüd natuke välja ja vaatame, kuidas taimed hoolitsevad selle eest, et ka järgmine põlvkond saaks kasvama hakata. Võti peitub õies. Seal on nii isasosa, ehk tolmukad, kus on õietolm, kui ka emasosa, ehk emakas. Et uus seeme saaks tekkida, pead õietolm liikuma ühelt osalt teisele ja seda protsessi nimetataksegi tolmlemiseks. Kui tolmlemine õnnestub, muutub õis millekski muuks. Sellest areneb vili, mis kaitseb seemneid järgmise põlvkonna jaoks. Aga kuidas see õietolm siis liigub? Taimedel on selle probleemi lahendamiseks välja kujunenud 2 peamist strateegiat. Ühel pool on täpselt sihitud lähenemine. Meelitada ligi putukaid erkaste värvide ja magusa nektariga. Ja teisel pool on, toores jõud. Lihtsalt tuule abil massiivselt õietolmu laiali saata. Ja mis on siin tõeliselt huvitav on see, kui erinev on nende disain. Üks on täielikult keskendunud atraktiivsusele, teine puhtalt funktsioonile ja kogusele. Tuult tolmlejad puud, näiteks kask ja sarapuu, peavad tootma lihtsalt uskumatutes kogustes õietolmu ja lootma, et imeväike osa sellest jõuab ka tegelikult kohale. Ja just see meeletu kogus ongi põhjus, miks kevadel on kõik kaetud kollase tolmukihiga ja miks paljudel meist just siis hooajaline allergia kimbutab. Niisiis, lõpetuseks zoomime kõige laiemasse vaatesse ja vaatame, miks see kõik sind otse puudutab. Alates õhust meie kopsudes kuni toiduni meie taldrikul, meie olemasolu on fundamentaalselt seotud nende vaiksete roheliste jõujaamadega. Peamine mõte ongi see, et ilma nende lihtsate protsessideta oleks meie maailm täiesti tundmatuseni muutunud. Kas sa näed lihtsalt midagi rohelist või näed sa pisikest täiuslikku tehast, mis hoiab meie planeeti töös?